see on meiega kunagine kultuur, et kunagi ju inimene lasti ülikoolist välja, on ju sisuliselt võib-olla suunati kuhugi tööle ja siis ta kogu oma ülejäänud elu nagu seda tööd tegi. Tänapäeva maailmas asjad ei käi nii. Selles mõttes, et sellises läänemaailmas on see kogu aeg olnud nagu selgelt palju dünaamilisem. See, kui kiiresti näiteks ameeriklased on nõus teise osariiki kolima, on lihtsalt töökoha pärast. See on uskumatu, kui dünaamiline see liikumine on. Ja keegi ei saa sellest nagu mingisugust erilist traumat. Ehk siis minu meelest võiks nagu tööjõud keskmiselt seda minapilti nagu natukene muuta ja aru saada, et oledki vabalt kaubeldav subjekt ja võtad, müüd enda aega ja oskusi sellele, kes kõige rohkem pakub, mitte siis ainult rahalises kontekstis, et jah, tõepoolest. Mul tekkis vahepeal idee kellelegi nagu ülikooli lõputööks, et uurida seda, et kuidas mõjutab siis töökohtade vahetuste arv sinu palka, et kas võiks teha hüpoteesi. Minu hüpotees on siis see, et inimesed, kes on rohkem töökohta vahetanud, nende palk on kasvanud kiiremini kui inimesed, kes on olnud väga lojaalselt ühele tööandjale. Ma arvan, see on faktiliselt isegi juba uuritud ja vastab tõele tegelikult. Ma arvan, et kui ma siin enda näitele mõtlen, siis see vastab oi kui tõele. Aga ma muidugi ei ole nagu dramaatiliselt palju vahetusi ka teinud, nii et. Aga ma küsin niipidi, et kas teatud sektorites nagu majanduse nurga alt on üldse nagu võimalik, et need palgad nagu tuleksid järgi sellele soovile, vajadusele, nõudlusele või elatustasemele, et kui me vaatamegi kas kaubandussektorit näiteks, et kui mul olen kas poemüüja või kuskil seal nagu panen kaupalettidele, et kas see on reaalne üldse, et see palk järgi tuleb esiteks ja teiseks, et mis see nagu võrdlusmoment on, et kus me nagu teiste riikidega asetseme? Ma arvan, et väga paljud, eriti just teenindussektori valdkonnad, nad kasvavad kus riigi elatustasemega, et mida rikkamaks saab riik, seda rohkem kasvab ka siis seal palk, aga et seal ei toimu mingisuguseid väga olulisi muutusi, juhul kui ei toimu siis midagi väga olulist on ju tehnoloogilises valdkonnas. Et võib-olla Eesti hea näide on need poodide automaatkassad. See tehnoloogia eksisteeris juba kuskil 15 aastat tagasi täiesti kättesaadavalt. Ma arvan, et umbes sel ajal ka mõni pood pani oma esimese kassa kuhugi poenurka püsti ja siis ta vaikselt seal kogus tolmu, keegi selle eriti ei käinud. Ja paljud ka rääkisid, et tead katsetamegi, et ja kui päriselt küsida, et siis, et kuna inimese palk oli odavam, kui võib-olla see investeering teha. Täna me oleme ikka jõudnud olukorda, kus valdav osa inimesi, minu meelest vähemalt Tallinna suurtes poodides on just seal automaatkassade järjekorras, eks. Et sellised tehnoloogilised muutused võivad seda nagu pilti ka muuta. Kust raha ikkagi tuleb, on siis see, et keegi mõtleb midagi uut väga vahvat välja. Ja Eesti puhul ka kindlasti eksport, eks. Et eksportivad ettevõtted, et seal on võimalik siis kellegi teise käest seda raha teenida. Aga nendega meil on siin natuke häda, et meil on siin väga-väga tugevad uued tehnoloogia ettevõtted, kus eelmine aasta minust programmeerimise IT-teenuste tegevusala keskmine palgatas oli 4000 ja me räägime keskmisest palgast, eks. Et paljud said rohkem. Samal ajal, kui ma vaatan nagu töötlevad tööstuse sükest keskmist pilti vähemalt, et seal ikka tuleb verehinnaga kogu aeg see palga kasv, sest et ma tõepoolest saan aru, et paljud ettevõtted, nende ärimudel nagu selline, nagu see täna on, et seal ongi väga-väga keeruline seda raha kuidagi juurde genereerida ja mõni on lusika nurka ka visanud, need on siiamaani ületavalt vähe isegi olnud. Aga et seal peaks siis mingi muutus toimuma ja seal ma saan nagu tööandja murest ka aru, aga töötaja vaatevinklist ma oleksin võib-olla isekas, et otsiks neid kohti, kus siis läheb paremini ja ma arvan, jah, see pro tipina täpselt vaadata seda, et maksuameti andmetelt, et kus siis nagu on raha, et palka maksta. Ma kahtlustan, et kuna meil rahvastik vananeb ja see struktuurne tööjõupuudus on nagu selgelt probleem ja rahvastiku vananemine on probleem, eks ole, ka läänes laiemalt, siis ma kahtlustan, et need, kes Borsi purke nagu supermarketis riiulile laovad, et ka need on ühel hetkel asendatud automaatikaga, ehk siis kõigepealt läksid kassiirid, nüüd ilmselt mingisugusel hetkel lähevad ka ülejäänud ja see palgatase sellistel töötajatel ei jõuagi kunagi selleni, et nad saaksid öelda, et päris hea. Et lihtsalt need
lihtsad valdkonnad võetakse, automatiseeritakse ära ja noh, ma ei tea, ma gentrifitseerunud hipster piirkonnas ikkagi olen sunnitud vahetevahel ka poes käima ja ühes poes, kus ma aeg-ajalt käin, kus oli ikkagi enne päris mitu kassat, siis nüüd on üks. Võib-olla üks ikka nagu praktiline soovitus, mis ise tuli meelde, et mis mina olen teinud, ma olen küll oma sõprade ja tuttavatega rääkinud sel teemal, et aga kuidas ma võiks rohkem palka teenida.